tere, ma olen Ereli ja tere tulemast ametlikult vaatama minu esimest YouTube'i videot. Et kuna mu viimases Instagrami stories, kus ma jagasin, et ma tegin lilleseemnetele inventuuri ja koostasin tabeli, et kuhu ma kirjutasin sordid, et palju mul üldse seemneid järgi on ja siis, et millal on külvamise ja õitsemise aeg. Ja lisaks jagasin ka, et ma võin juba esimesed seemned mulda, siis oli üldse hästi palju küsimusi, et alates sellest, et mis ma mulda panin, kui sellele, et nagu milline kaustik mul on, kus ma üldse seemneid hoian. Ja mõtlesin, et kuna YouTube'i video on natukene pikem, et mul on lihtsam selgitada siin, et mis ma siis üldse täpselt tegin ja kuidas ma asju teen. Ja ma alustangi sellest, nagu, kuidas ma siis seemned organiseerituna hoian. Ja ma pean kohe ära mainima, et ega see mingi metsikult organiseeritud värk ei ole. Lihtsalt mul midagi on kuidagi tehtud, ma leian oma asjad üles ja ma tean, kus seemned on. Ja mul on mingi korralik ülevaade, aga ega see mingi Pinteresti vääriline siuke metsikult äge organiseerimisnipp ei ole. Aga mul on siis aluseks, mul on lihtsalt asjad kiirköitjatesse pandud, et mul on 5 kiirköitjat. Toon need kõik omale näppu siin haarata. Seda on palju. Seda on palju. Ma panin asjad ja 5 kiirköitjasse. Et enne mul oli, ma ei saa niimoodi käes hoida, mul koguvad need kõik igapidi jälle. Et enne maitsin seemneid ühes suures kõvade kantega kaustikus. Samatmoodi see köitja. Et kilelehed olid mul samatmoodi seal vahel, aga kõik seemned olid ühes kaustikus. Ja see läks nii suureks ära, no iga aasta ostan juurde seemneid ja kõike, et mul lihtsalt ei mahtunud ära, mul lendas sealt igapidi kõik välja, et ma mõtlesin, et ma teen 5 kiirköitjaga. Et mul on enam-vähem sortide kaupa need ära jaotatud ja ma saan rohkem aru, et kus mul mis on. Nii, ja siis need 5 erinevat kaustikut mul on. Esimene on maitsetaimed. Kõik erinevad. Peterselid, tillid, särgid, värgid, oreganod, rosmariinid, tüümianid, mündid, melissid, kõik nipet-näpet siin. Nii, number 2 on mul lehtsalatid ja kapsad ja kõik sellised, mis jäävad nende vahele. Et siin ongi lehtkapsad, lehtsalatid, spinatid, rukolad, Aasia erinevad lehtköögiviljad ja siis veel on siis kapsapead erinevad ja lillkapsad, brokolid, särgid, värgid. Nii, kolmandas on mul siis kõik tomatid, paprikad, tšillid ja kurgid. Kõik siin. Niimoodi. Korgid. Neljandas kaustikus hoian ma siis põhimõtteliselt kõik ülejäänud. Et siin on mul porgandid, kõik juurikad, porgandid, peedid, redised, siis oad, herned, mis mul siin on, baklažaan, suvikõrvid, erinevad veel kõrvitsad, arbuusid, melonid ja siis veel, mis mul siin on ülejäänud, mingid sirunenid, kivanod, mõned need võrsete idude jaoks on ka veel. Ja 5. on mul siis kõik lilled. Ja kuidas mul need seemned üldse siin on lihtsalt, ma võtsin täiesti tavalise kilelehe, tavaline A4 kileleht ja ma tegin õmblusmasinaga. Masinaga lihtsalt lasin sirged triibud. 4 lasin lehe. Ja kuna üleval siis on juba augud olemas, siis ma võtsin lihtsalt maniküürikääridega, tõmbasin siit poolt ka veel augu sisse, et oleks taskud. Ega see mingi väga professionaalne asi ei ole siin, aga mul loodud. Aga seemned on sees enamjaolt. Eks nad natukene tahavad välja libiseda, et võib-olla võiks nagu siin mingi veel hoidja alla või mingi siuke klapikene, et mis hoiab seal paremini sees, aga nii kaua, kui ma kiirköitjatega väga ei mässa, on mul kõik asjad siin ilusasti olemas. Ja nii mul on hea ülevaade, et mulle see 4 variant meeldib, et ma näen ilusasti seemnepakki ka veel ja siit tagant ma veel vajadusel saan infot lugeda, kui mul ei ole meeletult kokku valditud seemnepakk. Ja sellised kiled, taskukiled on tegelikult täielikult müügil kirjatarvete poodides. Mina tegin lihtsalt ise, sest mul oli nii palju kilesid üle, pluss odavam ka. Ma arvan fototaskuta, fotokilede sellise nimetuse all, et ongi siuke 4 tehtud, et kellel puudub võimalust kas õmblusmasinaga või kuidas iganes või ei soovi üldse aega raisata siukse asja peale.
et täiesti olemas. Nii, märkmikust mul on üks selline märkmik, eelmine aasta võtsin kasutusele, aga põhimõtteliselt 2 korda kasutasin ja sinna jänni see jäi. Et ega ma väga palju siia sisse pole teinud, aga see aasta midaks meeletult palju organiseeritum olla, sest minu aju on siuke, et mul ei jää midagi meelde, et nii palju, kui mul on vähegi kirjas ja plaani järgi tean, millal ma mida teen, siis mul on nagu 100 korda lihtsam, sest kevad on crazy aeg. Et mida ma olen proovinud nüüd teha, et ettevalmistada number 1, ma ju müün ka köögiviljaistikuid ja ma lihtsalt vaatasin kõik oma pakid üle, et sisse, et palju mul seemneid alles on, mida mul on juurde vaja osta, kõik on veel, panengi lahtrisse kirja ja siis ostuinfo, et kus ma selle saan osta. Et mul on näiteks number 1 selline tabel on, et on olemas. Number 2 tabel siis on see lilleseemned, mida ma jagasin ka. Mul on siis siia kirja pandud, et lilleseemnetest sordid. Siis ma kirjutasin, et vaatasin üle kõik pakid, et palju mul üldse seemned seal on järgi. Siis on mul kirjas siin, mis mul on, kas ta on 1, 2 või mitmeaastane, siis seejärel on külviaeg, umbes millal peaks külvama, õitsemisaeg ja siin on lisainfo ja ma panin lisainfoks lihtsalt nagu see, et kui kõrge taim on. Ma lihtsalt iga paki vaatasin üle ja panin kirja, et täpselt mis seal informatsioon on tootja poolt. Ja et see on küll aeganõudev töö, aga nagu ma parem teeks seda praegu, kus mul on seda aega, kui hiljem lihtsalt latran nende pakkide vahelt ja siis jääb midagi ja millegagi jään hiljaks, millega unustan nagunii ära, liiga vara, mida iganes, et nagu parem teen niimoodi. Hea idee oleks veel see, kui ma teeks, et mul oleks nüüd mingi kalender, kuhu ma siis järjest panen, et kuupäevaliselt, et millal mida, et kas on vaja juba jaanuaris, veebruaris, märts, aprill, et millal mingit seemet oleks vaja panna, aga hetkel mul on siit ka lihtne lihtsalt. Vaatan kiirelt ära, jaanuar, selle paneks, veebruar, selle paneks. Et praegu on nii, hetkel kõlbab, kui mul on aega veel kalender ka siia juurde teha, siis oleks mul täitsa super. Ja sama on mul tehtud, on ju köögiviljadega, jah, umbes, enam-vähem. Et see on võib-olla poolik veel alles, aga samad moodi, et ma tegin. Nii, et ma panin kirja sordi, siis mul on praegu ainult 2 seda lahtet täidetud, et külviaeg ja millal saak on ja siis ma paneks siia veel edasi hakkaks kirjutama, et millal ma siis reaalselt külvasin, millal ta tärkab, mis mul siis on veel, võib-olla siis ümber istutatud, kas suuremasse potti ja siis ma vaatan siis edasi, et millal siis üldse saak on, siis ma tahan korralikku ülevaade, et millal üldse miski tõuseb ja et kui palju ma aega tulevastel aastatel ka võib-olla planeerin, et võib-olla paki peal on hoopis teine informatsioon, mis minul päriselus siin toimub. Märkmiku kohta ma praegu vist rohkem ei oska öelda, et kui mul hakkab neid tabeleid erinevaid juurde tekkima või mis mul idee on, kuidas ma suudan organiseeritum olla, siis ma proovin seda jagada jooksvalt. Ja siis viimaseks, et mis ma üldse siis mulda panin, oli eile siis 15. jaanuaril pissin mulda. Ma panin praegu ainult 2-aastased taimed, et ma lihtsalt, mu väike lootus on, et kui ma praegu piisavalt vara panen, et äkki see 2-aastane lill õitseb ka mul nagu see aasta natukenegi, äkki, ma tean, et ma võib-olla nagu helitan lootust, aga no äkki ta on suve lõpuks mul natukenegi midagi õitseb ja nendest ma panin Doc Rose'i ja verevsõrmkübar. Ja siis lisaks panin lihtsalt, mis on need mitmeaastased veel, et eukalüpti panin ja erinevad lavendlid panin, et prantsuslavendel ja tähklavendel. Ja siis eelnevalt panin veel rosmariini, mis on ka selline aeglane tõus ja et ma tahan ka sellega varakult valmis olla, pluss ta on ka mitmeaastane. Ja mis ma järgmiseks panen? Arvatavasti ma praegu natuke ootan, aga nüüd veebruaris ma kindlasti proovin panna tšillid ja paprikat köögiviljadest, nendel on väga pikk aeg. Käsn kõrvits tahab pööraselt aega, et ta üldse midagi valmis saaks, kui saab. Mul ei ole veel õnnestunud, aga ma proovin, iga aasta ma proovin, et 1 aasta ma kunagi saan äkki selle käst kõrvitsa kätte ka endal. Ja lilledest läheb mul, veebruaris on väga palju juba tahtjaid, on vaja kosmos soovib vaikselt juba, Mehhiko vanikuljus, see on ronitaim, värkirinõges, mis ma siit veel näen, riploveel ja hästi paljud ampitaimed tahavad nüüd juba vaikselt veebruaris minna, et siis nad hakkaks õigel ajal õitsema ka. Muidu nad jäävad nii suve lõppu, et ma tahaks natuke varem neid juba saada, kui juba soojad ilmad on, et oleks mul midagi ilusat juba õitsemas. Ja märtsis siis hakkab juba nii palju suurem trall pihta. Ma loodan, et ma selgitasin piisavalt hästi kõik ära ja äkki ei jäänud midagi segaseks, aga kui jäi,
palun julgelt küsige, ma vastan hea meelega ja selgitan rohkemgi. Et aga praeguseks kõik. Aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord.